eelmises meistrite nurgas said mul valmis ühed uksed. Nüüd oleks paras aeg need uksed ette panna, vaadata, kuidas see töö käib. Muide, kes minu Instagrami on jälginud, need teavad, et nende ustega oli mul üks tohutult suur viga. Nimelt ma olin segamini ajanud ukse ava, laiuse ja kõrguse. Mis tähendab seda, et uksed olid mul liiga kõrged ja liiga kitsad. Selle vea ma siin vahepeal juba parandasin ära, seda näeb pikemalt ka Instagramist, aga põhimõtteliselt siis mul oli vaja uks lõigata madalamaks. See on lihtne, sain ülemise selle tugipuu madalamale tuua. Diagonaali pidin ma tegema uue, sest see pidi nüüd olema natukene lühem ja külgedele pidin juurde liitma siis sellised lisaliistud, et ukse ja laiust juurde saada. Natuke muutus laudist ka, aga tegelikult lõpptulemusena midagi hullu ei ole. Puit on hea andestav materjal niimoodi, et ma sain selle ukse parandatud, ta on samamoodi tugev, ta on samamoodi vastupidav ja töötab samamoodi. Minu jaoks kõige keerulisem ukse ettepanekul on see, et kuidas sa selle ukse sinna täpselt sihid, et sa sinna külge saad hakata neid nii-öelda värava hingesi kruvima. Sellepärast, et tahaks ju, et uks oleks ülevalt täpselt õige vahega, külgedelt õige vahega, et kõik oleks paralleelne. Nüüd selleks mina proovin alati selle ukse kuidagi siia ette endal sokutada, kas ühele või teisel viisil, kas koormarihmaga kuidagi riputada või kasutada pitskruve. Ja täna ma tegin selliselt, et ma panin siia alla endal sellised pakud, mille peale ma nüüd ukse tõstan ja selle pealt proovin ma siis hakata seda ust nii-öelda pitskruvidega paika tõstma. Nüüd ma saan vajadusel pitskruvidega ühte ja teist reguleerides selle ukse endal täpselt õigeks tõsta ja loomulikult mingisuguse šablooni-klotsiga saan ma nüüd siit vahelt vaadata, kas selle ukse kaugus sealt seinast on ka täpselt see, mida ma soovin. Selleks, et uks niimoodi edasi-tagasi ei kõiguks ja ta oleks ka väljast tasapinnas, siis selleks ma lahendan olukorra selliselt, et ma panen ta siia niimoodi selliste klotside vahele. Ajutised klotsid, need ma saan hiljem ära võtta, aga hetkel ma lihtsalt panen ta nii-öelda kinni, siis ta on fikseeritud selles õiges kohas. Nüüd hingede puhul mina olen täheldanud ühte asja. Nimelt need sellised nii-öelda värava hinged, mis täpselt selliste taoliste uste jaoks sobivad on, nendel on mingisugune lõtk sees. Suurem lõtk kui näiteks tuaukse või nii-öelda maja välisukse hingedel. Seega paigaldamisel tuleks kindlasti seda lõtku jälgida ja teinekord on see lõtk ka nii-öelda nagu natukene tal üles alla ja sisse välja. Nüüd tuleb arvestada sellega, et kui me ukse ette paneme, siis ülemine pool uksest tahab justkui väljapoole hakata kukkuma ja alumine pool uksest, kus on alumine hing, tahab sissepoole minna. Ja nüüd selleks, et kui hing on paika kruvitud, et pärast see uks nii-öelda sul mõni millimeeter kohe viltu ei vaju juba eos, selleks tuleks selle arvestusega ka need kruvid kinni keerata, et ülemise hinge puhul tuleks kohe teda paika kruvides nii-öelda sinna poole välja tõmmata ja kruvid panna pigem selliselt pingule, et ta hoiaks hinge niipidi pinges ja alumisel hingel täpselt vastupidi. Kõigepealt ma panen selle hinge paika nüüd tavaliste kruvidega ja siis hiljem hakkame paigaldama neid turvapolte. Kui enamus kinnitustud hingedel on mul siin kruvidega, siis sellistel kuuriustel on alati sees ka mõned poldid, mis on siis sellised pealt siledad. Mina nimetaks need turvapoltideks. Need täidavad mitut rolli. Esiteks, need kruvid on ikkagi ainult teatud jõuga ja kui need ei ole piisavalt palju, siis mingi puidu mängimisega võib see anda järgi ja see uks võib ära vajuda. Kui ikkagi korralik polt on läbi hinge, mis on tagantpoolt mutriga kinni keeratud, siis see juba nii-öelda nii naljalt liikuma sees ei hakka. Teine asi, need
poldid on pealt siledad, mis tähendab seda, et potentsiaalne varas ei saa tulla ja lihtsalt polti välja keerata, sest et kruvid saaks ta ju hingedest välja keerata, ukse eest ära tõsta ja tegelikult saaks teie vara kallale. Kui selline sileda peaga polt seal ees on, siis see teeb ta töö oluliselt keerulisemaks. Poldi peal olev kandiline osa tegelikult täidab ka oma väga olulist rolli. Nimelt, kui see polt nüüd panna siia hinge peale, siis hingedel on alati mõni auk, selline kandiline ja see hoiab seda polti niimoodi, et ta ringi ei käiks. Ehk et kui ma teiselt poolt mutrit hakkan otsa keerama, et see polt ringi ei käiks, sest teadupoolest, nagu ma ütlesin, siis sel siledal poldil ei ole ju siit poolt mitte millegagi seda vastu hoida. Ei saa seda mutrivõtmega hoida, ei saa seda kruvikeerega hoida, mitte millegagi. See kant hoiab ilusti kinni. Nüüd teoreetiliselt, kui see pitskruvi lahti lasta, ei tohiks uks liikuda. Tegelikult mulle tundub, et ülevalt allapoole ta küll vajun, nii et ma usun, et see ukse paigaldus võis olla edukas. No nii, mina usun, et see uks sai üsna kindlalt ja turvaliselt siia ette. Nüüd jääb mul üle ainult veel teine uks ka panna ja selle projekti saab lõpenuks lugeda.